tule võtame hoogu. Tere hommikust! Meil on täna laupäev, kuupäeva ma peast ei mäleta, aga me nüüd vaikselt sätime ja siis me plaanisime täna minna Rappa jalutama lastega. Et täna on täiega ilus päiksene ilm ja kasutame võimalust, lähme natuke liigume. Et see on sükene mingi pakun, et äkki 3-kilomeetrine ring, ma ei ole päris kindel. Aga lähme natuke jalutame seal ja siis pärast paneme tulukese tõue majale ja puule, et saaks natukene jõulutunnet ka jälle rohkem juurde, sest et siis kui sina seda vaatad, siis on juba esimene advent, nii et ma arvan, et viimane hetk panna majale ka tulukesed peale. Okay. Siis siinä sitten pitäisi tehdä lukustyö. See on umbes Liisu suuruse koeraga päev. Essi, siinä on päriselt kuint need. See on umbes Kidi ja Liisu. Küüs oli jah. Mõnta või? Me näeksime. See on nii suur lood, sa tõesti arvad, et sa paned pika raja mööda jälgi jätkata igale poole. Me peaksime seda nägema.
jõudsime just rabast tagasi ja nüüd me hakkame puu peale ja maja peale tuluksi panema. Mul on siin mul on siin trepi peale pikemad ja siis on puu peale väiksed abilised. Ma pidin vahepeal poes käima, sest et ühest sellest jäi väheks ja siis see üks on 20 meetrit ehk siis 40 läheb vaja, et puu normaalselt täis oleks. Õnneks ma ostsin selle siit meie samast väiksest koobist, mis on siin põhimõtteliselt üle tee. Nii et ma tõin ühe juurde ja jätkame. Ma ei tea, kui palju siin näha on. Pimedas on kindlasti rohkem näha. Aga praegu sai selline. Siin on palju tulukesi. Ma ei tea, ma arvan, et pimedal ajal on päris ilus. Ma pärast näitan seda pimedas ka. Ja me saime valmis täiega minu. On terve maja ümber. Vist on siin otsa peal ka, ma ei mäleta praegu. Ja siin kõrgel on ka. Ja siis terve maja äär ja puuga. Siis kui lumi maha tuleb, see on nagu eriti ilus. Ja siis kui see puu läheb siin lumekihi alla, siis need tuluksed hakkavad lume seest välja paistma. Ma pean nüüd kaugelt vaatama, kuidas need tuluksed on, ma pean võib-olla liigutama, ma juba vaatan, et siit selle peaks natuke liigutama kõrvale. Ühesõnaga veits peab sättima veel. No siuke. Nii ilus. Täiega ka. Aga lähme nüüd tuppa sooja sööma.
Tere jälle. Täna on juba esmaspäev. Ma eile vist ei filminudki midagi. Nagu ei viitsinud kaamerat kätte võtta. Ma tegin neil Witchketteli pildid valmis lõpuks ja panin need kodule ülesse ka. Nii et kui sa pole veel näinud, siis mine otsi lildevilmeedia.com, mine otsi galeriist need Witchketteli pildid ülesse, saad ka vaadata. Et ilmselt mõneks ajaks viimased pildid drifti maastikul praegu minu poolt. Aga mis ma veel eile tegin? Hommikul olid lapsed veel meil, Ruts viis nad ära. Ei teagi, ei mäleta enam. Aga igatahes praegu olen ma teel jõusaali. Et eelmine nädal ma käisin ainult ühe korra, kuna mu auto oli Rutsi käes. Ta käis tööl, siis tal polnud neid talverehve tööautol. Täna nüüd praegu vist äkki panebki just neid talverehve autole. Nii et see nädal ma saan loodetavasti jälle rohkem trennis käia. Jah, ma tean, ma saaksin jalaga minna trenni, aga see on mingi 2 kilomeetrit ja ilmad on nii halvad, et mina ja jalutan ainult ilusa ilmaga vist. Või aga mingi eesmärk peab veel olema, aga trenn on minu jaoks niikuinii siuke, et sa pead vaeva nägema, et sa suudaksid ennast sinna vedada, et see minek on nii raske ja kui ma peaksin veel jalutama ka, siis ma vist ei jõuakski trenni kunagi. Ühesõnaga, jah, ma käisin nüüd ühe korra eelmine nädal ja õnneks oligi siis rohkem aega toimetada muude asjadega. Sain päris palju asju nagu tehtud. Aga nüüd täna käin trennis ära ja siis mul on täna 2 eesmärki, et ma vist saadan täna ise Driftiliidule ja Drift Factorile need meie küsimustiku vastused ja asjad ära, et Driftimeedial oleks järgmine hooaeg võib-olla äkki toredam, et äkki korraldajad saavad mingeid ideid otse meedia inimeste käest. Et proovin äkki selleni jõuda, et selle ära saata ja siis, kui see on saadetud, siis ma hakkan tegelema 2026 aasta kalendritega. Ehk siis ma pean välja uurima, kust ma tellin ja ma pean välja mõtlema, mis pildid ma sinna kalendrisse panen ja siis tegelema ka nii-öelda müügitööga, ehk siis tegema mingeid storiesi. Ma pean kodulehele tegema uue teema selle uute kalendritega seoses. Et siuke palju arvutitööd. Nüüd ma sain endale uue arvutitooli ka, kuigi ma ei tea, see tool on siuke, et ma ei tea, kas asi on praegu lihtsalt minus, aga mul läheb nagu sabakont mega valusaks ja selg läheb mega valusaks. Et ma ei tea, kas asi on praegu lihtsalt minu füüsilises olemuses või ongi see natuke nagu halb mulle, minu kehale üleüldiselt. Et ma pean veits veel testima, et iseenesest Ruts näiteks ütles, et talle nagu väga hästi sobib see tool. Et tema selg seal peal puhkab, nii et juhul, kui mulle nagu ikkagi ei istu see, et siis vähemalt Rutsile sobib see tool, nii et siis vähemalt keegi saab kasutada ja siis ma peaksin jälle uue otsima. Aga selle tooliga on ka see, et ma tahtsin saada alla 100 euri, et mitte liiga palju kulutada selle ühe tooli peale raha. Ja selle ma sain ka. Mingi 90 euri vist maksis ja nagu ma tahtsin siukest, mis oleks hästi ergonoomiline, tal on kõik need igasugused liikuvad osad igatpidi, onju. Aga mulle tundub, et odav on ikkagi odav. Aga ma nagu üldse ei taha mingi 200-300 euri mingi tooli alla panna. Et ma nüüd pean mõtlema, et nüüd mul need suured piltide töötlemised said läbi
et äkki ei olegi hetkel mul kiiret enam selle nagu siukse hea tooli ostuks. Et võib-olla praegu kannatab ikkagi sellega ja siis kui ma uuesti rohkem hakkan pildistama, arvutitööd tegema, et äkki siis vaatan uuesti, et mingit kallimat tooli. Ühesõnaga, ma ei tea. Et praegu on jah siuke nii ja naa, et ma algul olin nagu väga rahul see tooliga, aga kui ikkagi pikemalt seal olla, mul on vahest mitu tundi istun seal arvutaga, et siis ikkagi kõik kohad lähevad nii valusaks ja kuidagi nii ebamugavaks muutub see tool. Ma nagu ei oska seal kuidagi istuda lõpuks. Et jah, ma ei tea. See nädal mul on palju toimetamisi tulemas. Homme mul on rehabilitatsioon jälle. Rutsil ka, nii et me oleme mõlemad homme linna. Tänasest vist on enam-vähem musta reede nädal ka, ehk siis palju asju on jälle nüüd soodsamad. Et peab nagu netis ka veits silma peal hoidma, et võib-olla midagi veel tellima, et mul on siin mõned asjad on veel puudu. Ja kolmapäeval mul on ämmaemanda visiit jälle. Ja kindlasti on meil ka kodus nüüd veel toimetamist palju. Nii et vaata, mis see nädal toob. Ma ei oska öelda, kui palju ma jõuan filmida. Kui mul midagi on, siis eks ma võtan kaamera kätte. Aga praegu ma käin trennis ära. No võib-olla ma peaksin oma autot pesema. Nagu reaalselt normaalne sitakiht on peal. Aga ma ei tea, millal ma jõuan selleni. Tere hommikust. Ma mõtlesin, ma näitan oma hommikusööki, et see on siuke veits teistsugune. Et ma teen seda pigem harva, aga see on mega hea. Et äkki on sul ka huvi, siis saad teinekord teha. Ühesõnaga selline näeb ta välja. See on siis tortilla põhjal pitsa. Panin siia ketšupit, pitsa maitseainet, kanafilee sinki, laitjuustu ja muud miskit. Ja nagu ülihea, ülikiire, ülilihtne. Ja muidugi kohviga. Täna lähme linna. Nagu täna hommikul on reaalselt -9 kraadi. Kõik on härramas. Täna on reaalselt nii külm õues, et panime mütsi pähe. Ja lähen autot lumest ja jääst veel, mitte lumest. Peamiselt ikkagi jääst välja krapima. Lund aga ei ole, aga mega külm on õues. Ja siis me lähme ämmaemanda visiidile. Lähme vaatame, kuidas seisud on. Ma ise arvan, et ma olen kaalus juurde võtnud liiga palju. Aga eks see siis täna näha ole. No nii, mul sai ämmaemanda juures käidud. Nagu ma ennem arvasin, siis ma olen kaalust natuke liiga palju juurde võtnud. Nii, et mis seal ikka siis? Tundub, et jõulud tulevad meil dieeti pidades. Mitte küll nüüd mingit jõhkrat dieeti, aga toitumist ma pean igatahes jälgima hakkama, et mul siin see magus on liiga palju maitsema hakanud. Et õnneks ma tean, kuidas toituda. Et selle võrra mul lihtsalt tuleb ennast kokku võtta ja seda teha ka. Et ma olen natuke laisaks läinud toitumisega. Et ja teine probleem, mis mul on tekkinud, on kõhukinnisus. Seda probleemi mul ei ole varem kunagi olnud.
aga noh, nüüd ongi see, et esiteks rasedus on ju, niikuinii on soolestik aeglasem ja teiseks siis need toiduvalikud pole ka just kõige paremad, et need igast sai ja mingi, ma ei tea, juust ja suhkrud ja mis iganes, et eks see kõik mõjutab nagu seda seedimist rohkem. Et jah, ühesõnaga selle tuleb nagu käsil võtta. Mul nüüd uus visiit on jaanuaris alles. Nii et siin on nüüd natukene üle kuu aega. Et ma ei tea, ma loodan, et äkki ma saan järgmiseks visiidiks selle kaalunumbri nagu normaalseks. Et praegu ma ei jäänud absoluutselt rahule. Õnneks mind ei saadetud kuskile glükoositestile, mida ma kartsin kõige rohkem. Et vähemalt sellega on nagu korras, aga rauatase oli mul veits nagu langenud. Et nüüd ma pean hakkama rauda ka veel juurde võtma. Aga muus osas oli kõik nagu hästi. Lapse südametöö oli kõik korras. Kõik muu oli nagu normaalne. Aga jah, selle toitumise tuleb käsile võtta, et trenniga mul õnneks on nagu okei, et ma ikkagi käin endiselt veel jõusaalis ja liigutan ennast. Aga lihtsalt kaalu ja seda on natuke liiga palju, et ma ei taha ennast liiga suureks süüa ega ka last liiga suureks süüa. Et lihtsalt tuleb vägisi käsile võtta, on mis on. Üldse ei taha, aga noh, ei ole valikuid enam kahjuks. Vot selline visiit oli, aga ma natuke tahtsin eilsest ka rääkida, sest eile ma kuidagi ei jõudnud rohkem filmimiseni. Et me eile läksime linna, siis käisime oma visiitidel. Ma käisin jälle psühholoogi visiitil ja siis mul oli selle rehabilitatsiooniga seos on sotstöötajaga on ka siuke nagu visiit, kus siis räägime plaani üle ja mingi siuke teema. Ühesõnaga need visiidid said tehtud. Midagi järku ma rääkida ei oska. Ja siis peale seda läksime ka rautasse, et ostsime endale koju duširuumi uue segisti, meil vana segisti on katki. Ostsime uue segisti ja mis me veel ostsime? Me ostsime WC-sse bidee, et meil praegu ei ole, siis oleks see ka olemas. Ja ei teagi, suurt midagi muud vist ei ostnudki. Ja siis käisime Rutsi vanematel külas, et natuke jutustasime seal. Ja siis põhimõtteliselt tulimegi koju. Nii et ega mul ei olnudki midagi väga filmida. Aga siis mõtlesin, et ma natukene nagu räägin, et muidu jääb nii poolikuks see eilne päev. Aga mis mul täna on plaanis veel? Praegu ma lähen käin poest läbi. Ma vaatan miskit siis tervislikuma poolselt jälle. Et nüüd jätaks need igast saiad ja suuremad süsivesikud menüüst välja. Et süsivesikutest, mis ma arvan hakkan edaspidi tarbima, on porgand, siis ploomid, kiivid, siis see pirn, et need nagu soodustavad kuidagi seda kõhu korras olemist hästi. Sest see päike on nii vali ja mul jäid päikseprillid koju. Aga jah, igatahes lähme käime poes, vaatame miskit sealt ja siis ma pean kalendrit ära tellima. Täna kella 3-ni sai vist kuidagi odavamalt sealt tellida. Sealt lehelt tellin kalendrid ära. Ja siis ma peaks jõusaali minema. Et ma prooviks tänase trenni ka ikkagi ära teha. Täna on siis juba teine trenn see nädal. Ja jah, ma ei tea, mis vaatab edasi. Praegu on nii ilus, päike paistab. Kõik puud on härmas.
siit on võib-olla näha, et oli puhas, aga juba on must. Toredad Eesti teed. Aga igatahes ma käisin nüüd poes. Siin on ka mingi segadusel. Aga ma tõin siin on keefirit, jogurtit, kreekajogurtit, siis neid valgu, neid vahtuseid, kiivit, siin oli piima, ploomi, mahla, pirni, kana, lõhe, vett, mingi maitseaineid, et igast manti juurde. Paneme need nüüd külma ära. Ma siin istun ahju ääres, sest majas on külm ja joon keefirit. Ja ma plaanisin minna jõusaali, aga ma hakkasin vaatama, et kell on juba varsti 4. Ehk siis see on täpselt see aeg, kus jõusaal on lihtsalt paksult rahvast täis. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis ma siis teen, aga täna on teisipäev. Ei, täna on kolmapäev. Seega ma siis saaksin trenni minna reedel ja siis nädalavahetusel. Et homme mul on hambaarst lõunasel ajal, eks jällegi hommikul ülivarakult ma ei viitsi minna. Ja siis jälle õhtusel ajal siis on rahvast nii palju, et siis ma nagu ka ei taha. Ehk siis, ma ei tea, peaks siis kuidagi niimoodi tegema, et teen täna selle tubase trenni ära. Ja siis ma ei peaks ennast panema mingisse ebameeldivasse olukorda. Et kohe kindlasti ma tahan need trennid ära teha. Need nii-öelda 4 trenni siis kokku nädalas. Ja siis toitumine korda saada. Et ma siin just üks päev eile või üleeile vaatasin ka mingeid kevadisi pilte, mis ei ole üldse kaua aega tagasi. Ja ma olen ikka päris palju juurde võtnud. Et ma just vaatasin, et ma olen nüüd rasedusega, pool rasedust on möödas, isegi natuke rohkem. Ja ma olen 11 kilo juurde võtnud. Et tegelikult võiks vähem olla. Ühesõnaga, tuleb ennast käsile võtta, jõulud oleme dieedil ja vaatame, äkki saame normiks jälle tagasi. Et ma ei ole üldse enam rahul sellega, mis praegu on. Et siis ühesõnaga hakkame tegelema uuesti toitumise trenniga. Et ega see lihtne ei ole. Tahaks kõike süüa, eriti nüüd, kui jõulud tulevad peale. Aga ikkagi minu enesetunne ja see, kuidas pärast sünnitus kulgeb ja kui suur on laps ja nii edasi, see kõik on mul ikkagi olulisem kui need mingid magusad asjad jõulude ajal ja need suured praed. Nii et võtame ennast kätte. Ja teeme asja paremaks. Nii, ma tõin nüüd endale siia põrandale mati ja seal nurgas on hantlid ka. Ja ühesõnaga, mul on TikTokis üks suvaline video kerelihaste kohta. Põhimõtteliselt selline. During my second trimester of pregnancy, I've been really focusing on my deep core movements with my Aloe drink right by my side, keeping me hydrated and pushing me through these workouts. The movements that I'm doing are supporting me mentally, physically, and also really great for my growing bump with my core stability, my balance, posture, and overall just feeling my best. The key here for me is keeping that pelvic floor engaged and being very intentional with the movement. A huge shout out, of course, to my Aloe drink for helping me every step of the way. If you're in need of a good core workout, whether you're pregnant or not, definitely give this one a try. Et selline lühike video. Ma natukene teen muudatusi, natuke lisan juurde. Ühesõnaga veits kohandan, aga põhimõtteliselt sarnast harjutuste seeriat ma teengi kodus. Nii et teeme selle kiire trenni ära ja siis saab ülejäänud päevaga edasi minna.
2 ringi on tehtud. Nüüd peaks 3. ka veel tegema. Nagu see võtab retsilt läbi, nagu ma võin jõusaalis teha mingi raskust ja igasuguseid asju. Aga minu meelest kerelihaste treenimine on lihtsalt, see võtab kuidagi täiega läbi, sest sa kasutad hoopis mingeid sisemisi väikseid lihaseid. Ja noh, neid ma jõusaalis väga ei treeni, nii et päris läbi võtab. Aga noh, need on olulised, et on sünnituse jaoks on olulised, et erinevad vajalikud kohad liiguks õigesti, et oleks jaksu, jõudu. Nii et tuleb teha. Sai tehtud. Ma olen ikka retsid läbi. Aga vähemalt on nüüd tehtud ja saab päevaga edasi minna. Ma korraks viskasin pikali, puhkan. Ja siis ma ei teagi. Välja mõtlema, mis tänasest päevast edasi saab. Et küll ma leian tegevust, aga ma mõtlesin, ma äkki räägin natukene vlogmasist, kuna siis, kui sa seda vaatad, siis on juba 1. detsember. Ei, 1. advent. 1. detsember on vist teie jaoks homme. Aga igatahes nüüd ma alustan vlogmassiga. Ma olen mõelnud, et ma ilmselt filmin iga päev. Ja siis postitan siuke, ma ei tea, äkki 2-3 korda nädalas. Et eks see siis näha ole, palju mul päriselt aega on. Aga üritaks igatahes rohkem postitada ja filmida rohkem. Et ma arvan, et jõulude ajal on tore kuidagi näidata, mis me teeme ja kus me käime ja nii edasi. Et siin on veel palju toimumas, aga ühesõnaga ilusat 1. adventi sulle ja ma loodan, et sul saab tore olema koos minuga seda jõuluaega veeta ja ega muud miskit. Ma arvan, et ma praegu tõmbangi selle video juba kokku, postitan selle 1. advent ülesse. Ja siis jätkangi juba filmimist, ma arvan, et homsest. Ja siis on mul ka juba järgmise videomaterjal koguneb vaikselt. Et kindlasti siin järgnevatel päevadel me ka üht-teist toimetame. Et vaatame siis jooksvalt, mis siit jõulude ajast veel tuleb. Aga praegu ma tõmban selle video kokku ja näeme juba järgmises videos. Tšau!